Tere hommikust kõik! Wonderful. Oleme valmis. I have a scripture from Psalm 119, verse 130, Mul on täna psalm 119, 130 and also Proverbs 6, verse 23. ja õpetussõnad 6:23. When you look at that verse, Kui sa vaatad psalm 119, 130, it says, The entrance of your word kui su sõnad sisenevad, ma tõlgin otse inglise keelest, gives light. sõnade sisenemine annab valgust. It gives understanding to the simple. See annab lihtsatele arusaamist. In another version, it says, The unfolding of your words gives light. Teine tõlge ütleb, kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, It gives understanding to the simple. tehes arukaks kohtlasi. Aga noh, see on varatõlge, andes arusaamist lihtsatele. When you look at the beginnings, Kui sa vaatad seda algust, like when you are reading the book of Genesis, you find where the beginnings begin. kui sa loed algust, esimese Moosese raamatu algust ja sa näed, kuidas algus algab. Yeah, I'm just trying to amplify what is in Psalm 119, verse 130. Ma lihtsalt laiendan praegu seda psalmikirja kohta. When the beginnings began, Kui algus algas, God created the heavens and the earth, the Bible says. siis Jumal lõi taeva ja maa And God said, ja Jumal ütles, Let there be light. saagu valgus. And so he says, the entrance of your word brings light. Ta ütleb, et kui sõnad sisenevad, siis nad toovad valgust. Look at how everything was described in the beginnings. There was darkness that covers the earth. Vaadake, kuidas päris alguse kohta öeldakse, et kui kõik algas, siis oli pimedus vete kohal, pimedus maailmas. And the Bible says the Spirit of the Lord was hovering over the surface. Ja püha vaim, Jumala vaim hõljus või haudus selle veepinna kohal. And when his word entered the whole entire earth, Aga kui need sõnad nüüd sisenesid sellesse maailmaruumi, there was light. siis süttis valgus. All right. So when we look at that, Kui me nüüd sellele mõtleme, it is so powerful to look at it in a way that I saw God explaining to me. et see on nii võimas, kuidas Jumal mulle näitas seda selgitas. This is just a simple verse found in the book of Psalms. See on lihtsalt üks nii lihtne salmikene keset seda psalmide raamatut. And this verse really suggests that God's teachings enters a person's heart. Ja see siin viitab sellele, et Jumal õpetab inimest ja need sõnad sisenevad inimese südamesse. To provide illumination and clear comprehension. Ja need sõnad, kui tulevad inimese südamesse, annavad talle selge ilmutuse, valgustuse mingis küsimuses ja annavad talle mõistmise ja arusaamise. Even to those who are considered simple. Isegi nendele, kelle kohta öeldakse siin, et need lihtsad inimesed. I don't know how you look at it. Who does the world describe to be a simple person? Kes on maailma silmis teie meelest see lihtrahvas, lihtinimene? A person who lacks proper understanding. Neid peetakse nendeks, kellel ei ole eriliselt palju teadmisi. And they are pushed to a place where, because they know nothing, they can push, tossed left, right, and center. Ja nendega siis mängitakse, neid tõugatakse siia ja sinna, sest et arvatakse, et need ei taipa midagi. In terms of the classes that the world has given, the Et classification maailm of on the world, jaganud rahvad klassideks ja rahva klassideks.
They have classes of the notables, they on have aadlid ja yeah, aadlisugu ja nende klass ja nii edasi. they have classes of who to consider, et on klass, keda siis peetakse eriti auväärseks või oluliseks. and they have classes of who to put at the least and never ja siis consider. on need nii-öelda kastisüsteem, kuhu liigitatakse need, kes on kõige madalamal. But it says the entrance of God's word aga siin ütleb, et kui Jumala sõnad sisenevad, brings light. see toob valgustumise It gives light and understanding to the simple. ja see annab valgust ja mõistust, mõistmist ja arusaamist lihtsale. I can give you an example of Brother Peter, who was just a fisherman. vend Peetrus oli lihtne kalamees, He preached a powerful message when the Holy Spirit just aga kui püha vaim täitis ta, siis ta kuulutas ühe väga võimsa sõnumi in the book of Acts. Apostlite tegudes. He spoke about Jesus. ta rääkis Jeesusest. He reminded everyone and told them to say the one that you crucified, and he explained everything. ta põrutas seal neile, et seesama, kelle teie risti lõite, ja ta selgitas kogu selle loo neile ära. And everyone came to repentance that day. ja kõik kuulajad seal parandasid meelt, A simple man like a fisherman, aga ta Peter, oli lihtne kalamees the entrance of God's word ja sellepärast, et Jumala sõnad olid sisenenud temasse. brought illumination and clear comprehension. ta oli nii-öelda valgustatud ja täis arusaamist. You cannot speak on somebody that you don't understand, you do not understand clearly. sa ei saa rääkida millestki, millest sa selgelt aru ei saa. Peter took time to explain ja Peetrus võttis aega, et selgitada about his death, kogu Jeesuse surmaloo, about his resurrection, ülestõusmise, about his sufferings. tema kannatused. So he brought out every detail about the one he was talking about, ta tõstis Jesus, esile iga detaili Jeesuse kohta, for the ears of the notables, the ears of everyone to hear et kõik need auväärsed kuuleksid and believe. ja usuksid. And so when I looked at this literal phrase, a literal scripture, I looked at what it means when they say light. et kui ma vaatasin seda kirja kohta, siis ma mõtlesin selle üle, mida tähendab, et see annab valgust. I know you know the meaning of light, ma tean, et sina tead, mis asi on valgus, but light signifies enlightenment. aga valgus tähendab valgustumist ja valgustamist, Clarity, selgust and a deeper understanding of spiritual truth, ja sügavamat arusaamist vaimulikest tõdedest, vaimsetest tõdedest. leading to spiritual growth. ja see toob kaasa vaimse kasvu, Because if you understand a spiritual truth sest kui sa hakkad mõistma vaimseid tõdesid and a clear light, ja selge valgus, then there is spiritual growth. see selge valgus toob kaasa vaimse või vaimuliku There kasvamise. is growth every day in the spiritual man sa kasvad oma vaiminimises iga päevaga, because you have deeper understanding of spiritual truth. sellepärast et sa omandad aina sügavamaid arusaamisi vaimsest reaalsusest, vaimsetest tõdedest. The light has brought enlightenment. valgus on toonud sulle valgustumise. In him was life, temas oli elu and the life was the light of men. ja elu oli inimeste valgus. And so when we understand deeper spiritual truths, kui meie mõistame sügavaid vaimseid tõdesid, we are led to grow spiritually.
siis tema juhib meid kasvama ülesse vaimselt. There is a spiritual growth in any aspect Igas aspektis saadab meid vaimne kasv, because we understand the spiritual truths. sest me mõistame neid vaimseid tõdesid. I want to ask, what is understanding? Ma küsin teie käest, mis asi on arusaamine? Understanding is to understand. Ja ma saan aru, et arusaamine tähendab saada aru. Is it not so? See on see lihtne arusaamine, eks? Understanding is to understand. Et lihtne arusaamine ütleb, et arusaamine tähendab asjast arusaamist. I zoomed into that and looked into that. Ma uurisin seda, What does understanding mean? uurisin seda sõna, mida tähendab arusaamine. This refers to the ability to comprehend Et see tähendab võimet hoomata, mõista. and, and apply God's word. It is the ability to comprehend See on võime mõista and understand and apply God's word. ja see on oskus siis sellest tulenevalt rakendada oma ellu Jumala sõna. Look at the word ability. See on võime. It's effort. See on võime tähendab ka pingutust või millegi tegemist. Where you feel not to, Kui sa ei tunne, et sa tahaks, you put an effort. siis sa pead ennast sundima, sa pead There are pingutama. times you pick up the Bible, you want to go through and read to understand, Vahel sa võtad piibli ja loed, et aru saada, but you have no power. aga sul ei ole seda jaksu. You don't have the zeal to go through. Sul ei ole sellist isu ja tuld ja nälga midagi seal uurida. So the ability word there See arusaamine on see võimekuse sõna seal, see võime is an aru effort, saada. is an effort to comprehend and apply God's word. See on pingutus selle nimel, et mõista ja rakendada Jumala sõna, Which leads to a greater capacity for discernment and more enlightened way of living. mis suurendab meie, can you repeat it? Yeah, you know, there is a greater capacity of discernment when you apply God's word. You understand and you apply God's word. Kui sa mõistad ja rakendad Jumala sõna, siis kasvab ka sinu tõe eristamise võime. We need a greater capacity of discernment. Meil on vaja suuremat ja teravamat eristamise võimet, Because when we have a greater capacity of discernment, sest kui meie eristamisvõime suureneb, we are more enlightened seda rohkem valgustatud me oleme and our way of living ja meie eluviis, will be according to his word. meie eluviis hakkab sarnanema üha enam või ühilduma tema sõnaga, Because the capacity of discernment is enlarged. sest et eristamise võime kogu aeg kasvab. We look at everything in the limelight of his word. Me võrdleme kõike ja kõrvutame kõike Jumala sõnaga. We don't allow any inch of doubt. Me ei luba sisse mingisuguseid kahtlusi. We don't allow any scratch that misleads us to follow other things. Me ei luba sisse mitte midagi, mis võiks juhtida meid valele teele ja juhtida meid kõrvale. We are enlarging the capacity of discernment Ja me kasvatame oma eristamise võimet, for us to have more enlightenment for our living. et meil oleks rohkem ja rohkem valgust oma elus. Wow, it was very enriching to me when I looked at that. See oli nii rikastav mulle, kui ma neid asju avastasin. Because many of us, we lack discernment.
sest nii paljudel ei ole eristamisvõimet. We all the time move by our feelings and emotions. Inimesed liiguvad vastavalt oma emotsioonidele, oma tunnetele Through that, we do not detect what God ja, is saying. ja niimoodi ei kuulda ja ei tuvastata seda, mida Jumal ütleb. But the more we are enlightened, Aga mida enam valgustatud me oleme, we always live according siis, to his word. siis meie sõna hakkab või meie elu hakkab üha enam kattuma Jumala sõnaga, In him was life, sest temas oli elu and the life was the light of man. ja elu oli inimeste valgus. When I looked at the ending of the scripture, it says the simple, it took the word the simple. ma vaatasin It, seda sõna siin, kus ta ütleb, et tehes arukaks lihtsaid. it gives understanding to the simple. See näitab, kes need lihtsad on. The word simple indicates those who may lack inherent wisdom, Et lihtsad on need, kellel ei ole päritud tarkust or complex knowledge, ega kompleksseid teadmisi, but are open to receiving God's teachings. aga nad on avatud Jumala õpetusele. They are open to the Spirit. Nad on vaimule avatud. I have a mother. Mul on ema. Is my aunt. We call them mothers. Eh? Me hüüame oma ema õdesid, tädisid ka emadeks, et ta on She's ema never õde. known. She's never known how to read. Ta on kirjaoskamatu. She was not even in one grade or any grade. She was ta just ei married ole, off. ta ei ole üldse koolis käinud, sest et sambjas tüdrukud pannakse väga pisikesest peast juba mehele. In those days. Et nendel päevadel tüdrukud But pandi mehele. she is open to the Spirit. Aga ta on nii avatud Jumala vaimule. She can bring out a story in the Bible and explains it clearly. Ta räägib piiblilugusid ja selgitab neid lahti nii selgesti. Somebody can just read for her. She will give a scripture. She will say, read for me this scripture. Ta ütleb sulle, et otsi mulle üles ja loe mulle see kirjakoht, loe mulle see lugu piiblist ette. And it is recorded in the Spirit for her. Ja talle salvestub see vaimu. To remember every word that is Ja written on that scripture. talle jääb iga sõna meelde, mida talle ette loeti piiblist. And explains according to what is on that scripture. Ja ta selgitab selle lahti, mis seal piiblis on. Very simple. Ja ta on väga lihtne. But she has a heart to receive the Sest knowledge from God. Tema süda on avali Jumala tarkusele. She is all the time attentive when somebody is teaching the word by the Spirit. Ta on nii kuulamas ja niimoodi ärkvel või erk, kui keegi õpetab Jumala vaimus piiblisõna. She discerns what is not of God. She'll say, no, this is not of God. Ja ta tunneb kohe ära ja ütleb, et see ei ole Jumalast, kui midagi ei Because ole Jumalast. she has enlarged her capacity to discern what is of God Sest and et what is not of God. Jumala sõnu kuuldes on tema võime eristada kasvanud nii, et ta võib öelda kohe ära, mis on ja mis ei ole Jumalast. Very amazing. Et ta on väga hämmastav. She is all the time receiving and praying in the Spirit. Ta palvetab kogu aeg vaimus ja kuuleb vaimus. The simple. Sest ta on lihtne. You know, God is just amazing. Jumal on lihtsalt hämmastav. And he reveals himself to whom he wants to reveal himself. Ja tema ilmutab ennast nendele, kellele tema tahab. When I looked at this, I thought the entrance of God's word into our lives Kui Jumala sõnad sisenevad meie ellu, is considered transformative. siis see on
teiseks muutev, see transformeerib meid, because it nourishes us see toidab meid and it purifies our spirits. ja puhastab ära meie vaimu. Provide the right mindset See korrastab meie mõtteviise and transform our lives. ja muudab kogu elu teiseks. It leads us to breakthrough See viib meid välja läbimurretesse and dominion in our destinies. ja et me ka valitseme oma saatuse üle. So I really looked at that and thought twice to say we need to enlarge the capacity of discernment. Ja kui ma neid asju mõtlesin, siis ma sain aru, et me peame aina enam kasvatama oma eristamise võimet. Because the entrance of God's word Sest et mida enam Jumala sõnad meisse sisenevad, gives light. seda rohkem valgust meil on. We can read Proverbs now. Let's check Loeme Proverbs. nüüd ka õpetussõnad. Proverbs chapter 6, verse 23. 6 ja 23. Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus ja korrale kutsuvad manitsused on Yeah. elutee. Amen. For the commandment is a lamp Sest käsk on lamp and the teaching is light. ja õpetus on valgus And reproofs for discipline ja korrale kutsuvad manitsused are the way of life. on elutee. It's just talking about what God has given to us, which is the word. See räägib Jumala sõnast, mille Jumal on meile andnud The teachings are his light. ja õpetus on tema valgus. We are guided by a lamp when the place is dark. Meid juhatab lamp, kui me läheme pimedasse paika. If we follow his sayings and we obey and step into his steps, tema ütlemisi ja me nii-öelda astume tema jalajälgedes, it's like the lamp is guiding us not to step on something harmful. siis me järgime seda lampi, mis hoiab ära, et me ei astuks ohtlikesse kohtadesse või lõksu kuskil. You cannot step on a mamba, black mamba here. Sa ei astu ühegi musta mamba peale, kui sul on Yeah, lamp. because you have a lamp that is guiding you. Sest sul on lamp, mis näitab sulle valgust. And the teachings is his light. Ja õpetus on tema valgus. Yeah, like he says, in him was life. Nagu ma ütlesin, temas oli elu. And the life was the light of men. Ja tema elu oli inimestele valguseks. Yeah, I thought this is a piece of cake for today. Nii et see oli see mõte, mis mul tänaseks oli. Because the entrance of God's word Sest kui Jumala sõnad sisenevad, gives us light. siis see annab meile valgust. I believe God is going to reveal much more. Ma usun, et Jumal ilmutab teile sealt edasi veel palju. He brings quite volumes and volumes and volumes Ta toob siin järjest kihtide haaval aina uusi asju esile. of what we should understand. Ja meie arusaamine siis kasvab. Amen. Amen. Let's just pray together. Palvetame koos. Father, we thank you for the entrance of your words. Isa, me täname sinu sisenevate sõnade eest, Brings light to us. et need toovad meile valgust. We step and we go into the direction Me astume ja liigume selles suunas, that you want us to follow. kuhu sina meile teed näitad. We give you all the praise. Me anname sulle kogu au, kogu kiituse, For you are making us to understand sest sina aitad meil kasvada arusaamises, and to grow the capacity of discernment et meie eristamise võime kasvaks, by applying your word. kui me rakendame sinu sõna. Thank you, Jesus, Tänu, Jeesus, that you are reminding us every day et sa tuletad meile iga päev meelde,
to live by your standards. et me elaksime sinu standardi järgi Your standard is your word. ja sinu standard on sinu sõna. Thank you for this week, tänu selle nädala eest and thank you for the month that is coming to a close. ja aitäh selle kuu eest, mis on lõppemas. And thank you for the month that is coming. ja me täname sind selle uue kuu eest, mis on ees. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Thank you, Alec. Thank you so much. Enjoy. Wonderful. Yes. Thank you so much. See you again. Bye-bye. Halleluuja. No nii. Jagage oma mõtteid. Mis teist läbi käis? Ilmutused, arusaamised. See annab ka rausa rõõmu. Siin ei oska isegi sõnadesse ka seda panna. see tahab nagu veel uuesti seedimist ja see annab nagu hindu teistele edasi anda seda, kellel seda sõna ei ole, kes on nõrgad ja viletsad. See nii tõstab ülesse. See annab enam seda valgust ja tahe, et ma tahan veel sõna lugeda, tahan veel. Tõsi. See on huvitav, millist armu ta kannab, et ta võib tuua iga teisipäev sellise täiesti lihtsa sõna mingi rea piiblist. Aga kui ta seda loeb, alguses, kui ta annab kirjakoha, siis me aastaid on meil need hommikupalved olnud juba, ma ei tea, kui palju aastaid, eks. Ja iga kord, kui ta annab kirjakoha, siis vaatad, et mis ta nüüd sellega teeb. Ja siis, kui ta rääkima hakkab, siis vaata, kuidas see sõna avaneb ja annab valgust ja annab arukust, annab taipu, eks. Et see Jumala armutöö on täiesti hämmastav. Kas keegi veel kuulis midagi vaimus, mida ta varem ei olnud niimoodi taibanud? Mul oli pigem see mõte, et on veel ikka palju minna. Et selles mõttes just, et kui vahel tundubki, et kõik on hästi, siis tegelikult kuuled seda ja vaatad, et oi, selle elukesega on veel palju ette võtta. Selleks, et see oleks tõesti kooskõlas. Täiuslik arusaamine oleks meil siis Kristuse täisea täismõõdu sees. Kristus oli ju ise sõna. Ja kui ta oli ise lihaks saanud sõna, siis temas ei olnud mitte ühtegi rida meie piiblist, millest tema ei oleks sügavuti põhjani ja lõpuni aru saanud. Sest ta ei saa olla lihaks saanud sõna, millest ta ise aru ei saa. Selleks, et sõna saaks lihaks kellegi elus, see saab ainult siis lihaks, kui sa oled selle tõega üheks saanud ja kui sa oled see sõna lõpuni kogu selles sügavuses ja kogu arusaamises. Nii et kui me räägime, et me tahame kasvada Kristuse täisea täismõõdu sisse, siis jälle Eevika, sul oli õigus. Vaata, kui paljust piiblist sa praegu aru saad. Kui suurest osast piiblist sa sügavuti mõistad, siis sa näed, kui kaugel sa oled Kristuse täisea täismõõdust. Ja see näitab, kui algastmel me oleme nagu kuskil sõimerühmas alles sellega võrreldes, mida me sõnast mõistame. Aga nagu Aalik ütles, mida rohkem me sõnas elame, mida rohkem Jumal oma sõna saab meie sisse panna, seda rohkem meie eristamise võime selles maailmas kasvab ja üldse vaimsete asjade eristamise võime. Minu jaoks oli see just, mida ma ei ole varem kunagi sellisel viisil kõrvutatuna kuulnud, et kui su sõnad sisenevad, nad annavad eristamise võimet. Sa teed vahet, mis on mis ja kes on kes. Sul on sõna sinu sees ja see sõna annab sulle automaatselt sinu alateadvuses märku, kui sa pead tähelepanu pöörama millelegi, mis ei klapi päris, mis ei ole nagu puhas valgus, mis püüab teeselda valgust, matkida valgust, käituda nagu valgus. Kõik usuvad, et ongi valgus, aga sinu sees on sõna, mis on andnud sulle lambina
erinevate varjude ja hallide toonide piirjoonte eristamise võime. Ja sa ütled, ja ma saan aru, näeb välja valgus, kõlab nagu valgus, kõik ütlevad, et on valgus, aga minu sees on sõna, mis annab mulle valgust ja ütleb, see ei ole valgus, see on libavalgus, see on pettus. Ja vaadake, Alik ütles, et kui need sõnad sisenevad ja eristamisvõime kasvab, siis me ei astu enam nende mustade mambade otsa. Me ei satu enam rumalast peast olukordadesse, kus meil nii-öelda nahk üle kõrvade tõmmatakse. Me ei astu lõksu, me ei sea ennast ohtlikesse olukordadesse, sellepärast et me ei lähe sinna kinniseotud silmadega. Kui me oleme pannud enda sisse sõna, sõna on avanenud, sõna on sisenenud meie südamesse, mitte ainult pähe, vaid Jumal on saanud selle sõna graveerida meie olemusse, meie vaimu, siis aina enam ja enam me liigume selle järgi, mida me tunnetame oma sees, mitte selle järgi, mida meie emotsioonid ütlevad. Või mida mass ütleb, kambavaim, massipsühhoos, kõik pasundavad ühte sama ja sina ütled, ma ei tea, mis see on, aga mina ei tunne, et mina tahan selle paraadiga kaasa minna. Ma parem seisan ja ootan ja vaatan, kuhu see värk läheb, sest miski minu sees ütleb, et sellise hulluse või sellise üksmeele taga on mingisugune muu vaim ja see ei ole seesama vaim, kes minu sees vaikselt asju ilmutab. Ja me jääme paljudest asjadest välja, sest me peame kuulama seda sisemist häält, mis meie sees on. Eks see tuleb ka kogemustega. Võib-olla alguses läksid hurraaga kaasa ja siis see vanker käis superkuuti kraavi ja oli suur häbi ja piinlikkus ja võib-olla sa sellest õppisid ja mõtlesid, et aga mul oli kogu aeg sees hoiatav tunne. Aga ma ei teadnud, et mul on õigus, ma ei teadnud, et ma kuulen Jumala vaimu häält. Ma arvasin, et teised on vanemad kristlased, vanemad olijad, kõik koos lähevad, nemad peavad teadma vist paremini, minul on midagi vist viga, et mul see sees ei klapi, ma parem järgin teisi. Ja me saame need eluõppetunnid, kui me järgime teisi, aga meil on sees üks vaikne hääl, mis ütleb, mida sa teed nüüd? Sa lähed nüüd praegu ühe välispidise juhtimise järgi, kui mina olen pannud oma hääle sinu sisse sind juhtima. Miks sa valid usaldada teiste niinimetatud püha vaimu rohkem kui mind, kes ma tulin sinu sisse ja kes ma olen sind juhtinud ja valgustanud? Ja kui me alguses läheme niimoodi nende hurraadega kaasa ja siis vaatame, kuidas see kogu see kompott kraavi käib, siis pärast seda me oskame olla palju ettevaatlikumad. Pärast seda me oskame alandlikkuses selle Jumala sõna panna oma südamesse ja öelda endale, et mina pean järgima püha vaimu minu sees, mitte seda, mida väljas teised väidavad olevat tõe, sest kui ma hakkan järgima teiste juhtimist, kes võib-olla fanaatiliselt põlevate silmadega ja sülge pritsides midagi mulle väidavad, et ma olen rumal, kui ma ei tee nii nagu nemad ja ma olen rumal, kui ma ei järgi seda ja seda liikumist ja parteid ja mis iganes, et kui nad seda teevad ja kui ma peaksin hakkama järgima teisi, siis ma jään elu lõpuni sõltuvusse ainult sellest, mida teised ütlevad. Siis ma kaotan omaenda identiteedi. Ma parem võtan selle riski, aga mina saan järgida ainult seda sisetunnet, mis on minu sees. Kui ma hävin, siis hävin. Aga ma ei saa järgida kellegi teise sisetunnet. Ma pean toetuma Jeesuse Kristuse vaimule, mida ma usun minu sees olevat. Muidugi siin on see moment, et võiks öelda, et no aga vaata kõik need, kes on aluse pannud valeõpetustele ja kes on ilmselgelt kiiksuga või ilmselgelt vales vaimus või et aga nemad ka arvavad, et nemad kuulevad püha vaimu ja sina ei kuule. Aga sel juhul küsi, vaata, kas tema elu
viljad, kas vaimu viljad on piibliga vastavuses? Kas sa näed selle inimese elus enesekontrolli, tasadust, leebust, lahkust, armastust, rahu, sisemist terviklikkust, halastust, kaastunnet, kõike neid asju? Kas sa näed seda inimest liikumas tarkuse tasaduses? Või milles see inimene liigub? Ja Jumala vaim sinu sees annab märku, milles see teine inimene liigub, kes väidab hoopis temal olevat püha vaimu. Ja sa näed, mis teda juhib. Teda võib-olla juhib alaväärsus, võib-olla kõrkus, võib-olla nõidus, võib-olla tahtmine keegi olla, midagi tõestada. Su sees, kui sa mõtled järgi rahulikult ja neutraalselt ja küsid Jumala käest, miks see inimene niimoodi käitub, miks ta väidab, et tema eluviis on õige, siis sa saad oma sees vastuse. Jumala vaim hakkab rääkima, mis temaga juhtunud on ja miks see vale, mille ta on endale tõekilbiks võtnud, miks ta seda valekilpi enda ees kannab, väites selle olevat tõe, mille eest ta põgeneb, millega ta kardab silmitsi vaadata enda sees, on seda lapsepõlv, on seda minevik, on miski, mida ta ema on talle kogu aeg öelnud, või on see miski, mis talle tehtud on, mis on see, millega ta kardab tõtt vaadata, ta kardab sellega tegemist teha, ta ignoreerib seda, pühib vaiba alla ja ta kannab enda ees kilpi ühte valet, mille ta sinule väidab, et see on tõde. See on see, mis Jumala vaim ütleb. Sa näed selle kilbi taha ja sa võid öelda, kallis laps, ma näen sind selles ja selles olukorras. Ma näen, et sa teed seda selle ja selle pärast. Enamasti sellised inimesed ei taha midagi kuulda, mida sul öelda on, sest nad on nii tugevasti juurdunud oma valesse, sest see on nende elupäästev rõngas. Alternatiiv oleks see, et nad peaksid alanduma. Näiteks võtame kas või selle haiguse, mis valitseb igal pool, ma mõtlen läänemaailmas, aga räägime Eestist, on see, et mina olen kogudus, minul ei ole kogudust vaja. Kes on kokku puutunud sellega? Tulevad kokku 2-3 inimest ja ütlevad, aga meil ei ole vaja Kristuse ihu laiemalt, meil ei ole vaja kogudust, meil ei ole vaja mitte kellelegi alluda, me ei tunnista mingeid koguduse vanemaid, mingisuguseid vaimseid isasid ja emasid ei ole olemas. Piibel ütleb, ärge kedagi nimetage juhatajaks, nad ei loe seda kirja kohta, kus ütleb, et alistuge oma juhatajatele, eks ole, need on kõik valikulised tõed ja nad tulevad kolmekesi kokku ja ütlevad, meie oleme kogudus. Kui meie saame kokku 2 või 3, on Kristus meie keskel ja meil ei ole kedagi vaja. Aga nad unustavad ühe asja ära. Kus iganes jüngrid said päästetud, oli apostlitel väga kiire minna sinna, organiseerida nad ja seada neile käte peale panemisega vanem, kes vastutab, et neid lambaid ei tulda eksitama, neid noori, neid vastpäästetuid, et ei tule sisse eksiõpetused, et ei tule sisse hundid, tuli seada tunnustatud vanemate seast käte peale panemisega kogudusele vanem. Keegi, kes on apostlitega ühenduses, kes on doktrinaalselt stabiilne ja sügavalt rajatud ja kes suudab Jumala lapsi, Jumala karja kaitsta kurja eest, eksituse ja vale eest. See öelda, et kui 2 või 3 on koos, siis see ongi kogudus, on täielik vale, sest kogudus algab sellest hetkest, kui sellel on käte peale panemisega seatud vanem, eestseisja ja vastutaja. 2 või 3, kes koos palvetavad, on koos palvetavad jüngrid, kes on ilma koguduseta. Kui peaks juhtuma, et nende hulk hakkab orgaaniliselt kasvama ja Jumala vaim lisab ja siis kerkivad üles ka need, kellel on see arm Jumalalt, aga siis ühel või teisel hetkel siiski
Jumal korraldab nii, et saabuvad need Paulused ja Peetrused, kes Jumala käsul nimetavad ja osutavad Jumala vaimu sõna järgi sellele, kes nüüdsest peale esindab seda jüngerkonda ja kes vastutab, kes peab aru andma ja kellelt aru küsitakse, mis selles jüngrite osaduses toimub. Kätte peale pea panemisega seotud vanem. Nii et see on üks valedest, eks. Mis valesid meil veel on? No, see vale, et mina ei pea üldse kuskil käima, mina kuulan pereraadiot, mina vaatan TV7, minul ei ole mingit kogudust vaja. Aga sel juhul jälle mina küsiks, siis ei ole sul ka Uue Testamendiga midagi pistmist. Sellepärast, et Uus Testament on suures osas kirjad kogudustele. Kui sina ütled, et sinul ei ole kogudust vaja, siis sina ei kuule mitte kunagi, mida Paulus ja Peetrus ja Johannes ja Jaakobus kogudusele kirjutavad, sest kirjad loeti ette kogudusele. Kui sina oled üksinda kodus, sul ei ole halli aimu ka, mis toimub. Sest et kui sa tegeled järelkuulamisega või oled niisama üksiusklik, siis sa ei kuulu sellesse ihusse, sest vaata, on ka kirjakohad, mis ütlevad, et kui te kokku tulete, siis on teil igalühel midagi. Mida sa ütled Jumala vaimule, miks sina ei tule kokku? Miks sa asetad ennast Jumala sõnast väljapoole? Ja siis ütleb, et igalühel on midagi, mis tähendab, see ei ütle seda, et kui te kokku tulete, siis te igaüks saate midagi. Oled sa pannud tähele? Tänane koguduse kultuur on see, et kui te kokku tulete, siis te igaüks saate midagi. Aga Piibel ütleb vastupidi, täielikult vastupidine vaim. Kui te kokku tulete, siis igalühel on midagi, mida lauale panna. Igalühel on midagi, millega teist üles ehitada. Igalühel on üks armuand, üks vaimuand, üks teenimisand, üks hea sõna, üks ilmutus, üks tunnistus, üks kogemus, mida jagada kellegi teisega. Igalühel on midagi, millega kogudust üles ehitada. Nii, kui sa oled väljaspool kogudust, ma ei räägi nendest, kes on voodihaiged või kes on nii vanad, et tõesti on väga raske välja minna. Nemad on oma elutöö teinud. Nemad on kogudust aidanud üles ehitada ja nad on nii-öelda peaaegu liitumas nende selle suure pilve tunnistajatega. Nad on lakkamatult eestpalves. Nad on kogudusega siiski nabanööriga ühendatud, nad on eestpalves. Aga ma räägin nendest, kes lihtsalt ütlevad, et aga mina olengi Kristuse ihus, Kristus on minu sees, mina ei pea kuskile minema, mina loen ise, mina kuulen ise. Nii, aga ma küsin siis, Jumal ütleb, et sa peaksid aitama kogudust üles ehitada, sa peaksid aitama kaasusklikke kinnitada. Vendade armastus jäägu püsima, vendade armastus olgu siiras. Kallis laps, näita mulle, kuidas sina seda rolli täidad. Ei täida. Mis sind siis lahutab Jumala kogudusest? Uhkus. Vaadake, kui palju on neid valenimelise tunnetuse kilpe, mida inimesed enda ees kannavad ja sind sellega ründavad, kui sa üritad talle midagi vastupidist väita. Ja nad väidavad, et see on püha vaim, kes on talle seda näidanud. Sinu sees, kui sa oled nii-öelda sügavale kummardudes vaadanud elava Jumala sõna sisse ja see sõna on sisenenud sinu südamesse, aina sügavamalt ja sügavamalt sa hakkad eristama tõde valest. Sa hakkad küsima ausaid küsimusi enda kohta, teiste kohta enda ümber ja arusaamine ja eristamisvõime aina kasvab. Ja nagu Aalik ütles, vaimulik küpsus tuleb selle läbi, mida rohkem sa oled lasknud sõnal endale rääkida. Terviksõna, mitte lemmik valitud kirjakohti. Nii nagu ma siin mainisin, et see, kes tahab midagi tõestada,
oma seda poolikut libatõde kaitsta, varjata, õigustada oma käitumist, ebapiibellikku käitumist. Oleme ausad, need, kes kannavad selliseid kilpe, nad õigustavad sellega oma ebapiibellikku käitumist. Tal on üks kirjakoht, aga kui sa oled alanduses ja kummardades vaadanud Jumala sügava täiusliku sõna sisse, sul on mitte ainult üks kirjakoht, sul on terve lehvik kirjakohti. Ja sa võid rahulikult öelda, aga armas, mida sa ütled selle salmi kohta? Ja selle kohta ja selle kohta ja selle kohta. Ma annan sulle 4-5 kirjakohta ja ütlen, selgita mulle nüüd ära, kuidas see ühildub sellega, mida sa äsja väitsid. Ja las ta siis räägib sellest. Mina rääkisin hiljuti ühe mehega, kes ka ei pea koguduses käimist vajalikuks. Ja ta oli vanem mees ja ma ütlesin talle niimoodi, et sa oled isa. Sa oled ea poolest, piibli järgi sa oled juba, peaksid kuuluma koguduse vanemate hulka. Ja Johannes kirjutas, ma kirjutan teile isad. Mitmuses. Ma kirjutan teile isad. See kiri rändas ühte konkreetsesse paika, ühte konkreetsesse linna, kus selles linnas oli Kristuse kogudus. See kiri jõudis nende meeste kätte, keda peeti isadeks. Esiteks, need isad olid koos, sest Johannes ütleb, ta kirjutab kirja, ma kirjutan teile isad. Ma küsisin selle mehe käest, kus on need isad, kellega sina koos oled, kellele Johannes saaks oma kirja saata. Teine asi on see, isa on vaimulik auaste, isa on tiitel, isa on vaimne printsiip. Nii nagu taevas on isa, kellel on poeg ja poeg on, kellel on isa, eks. Et see on vaimne, see on see uus veinilähker, isade poegade veinilähker meie ainsa eeskuju alusel. Meil on Jumal, kes on poeg, kellel on isa ja meil on Jumal, kes on isa, kellel on poeg ja muud mudelit ei ole. Ma küsisin ta käest, et Jumal on kutsunud meid üles kasvama vaimulikeks vanemateks ja isadeks. Kelle isa sina oled? Sa oled 30 aastat juba päästetud. Kelle isa sina oled? Kui sa pead ennast armu saanuks, vaimu saanuks, vaimselt targaks meheks ja sa ei pea kogudust vajalikuks, kus on isad, kellega sa koos istud ja kelle isa sina oled? Kes saab sind nimetada vaimulikuks, vaimseks isaks? Sest sul on piiblikoolid selja taga ja kõik, sa peaks ammu olema vaimseks isaks, vaimulikuks isaks Jumala perele, Jumala lastele. Ta ei osanud selle kohta midagi öelda. Vaadake, kuidas on, kui inimesel on valikuline lemmiktõde ja midagi, mingi uhkus või midagi sunnib teda peatuma selle kirjakoha juures ja ta ei lähe enam elus edasi. Ta võtab selle ühe rea ja nüüd teeb sellest oma elu loosungi ja õigustuse oma ebapiibellikule eluviisile. Aga nüüd teised, kes loevad sõna ausalt ja alandlikult ja võtavad vastu kõik sõnumid, mis piiblis on. Nende vaimust kerkivad esile kõik need teised kirjakohad, mis astuvad vastu ühele sellisele libatõekilbile. Alandlikkuses jah, ta ütleb, et noomige üksteist nagu alandlikult ja armastuses ja tasadusega vastupanijaid noomideks. Et sa lihtsalt leebelt ja armastusega ütled, et kui see, mida sina väidad, on see kõige õigem tõde, see kõige kõrgem tõde nüüd, lõplik tõde, siis see peaks olema rakendatav kõigi elus. Ja üks kontrollküsimus, mida tasuks küsida endalt ja teistelt on see, kui sinu tõde on kõige õigem tõde, siis küsi endalt, mis saab siis, kui kõik viimseni saavad selle ilmutuse, mis on sinul ja hakkavad elama nii nagu sina. Mis saab Jumala koguduses siis?
mis saab Jumala rahvast siis, kui kõik elavad nii nagu sina? kui üks ütleb, et püha vaim ütles mulle, et mina ei pea koguduses käima. ma ei räägi siin neid paastuperioode ja selliseid, kus sa mõnda aega pead olema sõnas ja eemal, aga sa ei ole nii-öelda lahkunud kogu sellisest koguduslikust printsiibist. kui on keegi, kes on otsustanud nagu oma elukutsena olla eraldi, olla üksi ja mitte tunnustada ei juhatajaid, ei vanemaid, ei vaimseid isasid, ei koguduslikku korda, ta on üksi eraldi. kui ta on valinud selle tõe, siis kui see nüüd rakendada, see tõde absoluutselt iga koguduse liikme peale, ütleme, et need, kes käivad koos, on rumalad. tegelik tõde on see, et ei pea koos käima ja kõik lähevad ära koju. mis siis juhtuma hakkab? siis meil ei ole piibliga mitte midagi pistmist, sest et kirjad on kogudusele. Jeesus ütles, mina rajan oma koguduse, oma ekleesia, oma väljakutsutute kogu, oma parlamentaarse valitsuse, minu juhtimise all ma rajan sellele kaljule. kuidas saad olla sa üksi valitsus kodus? parlament tuleb kokku, siis ta on otsustus- või hääleõiguslik, on ju nii? kas te kujutate ette, kui Eesti parlamendis on ka selline komme, et te vaatad, et 2/3 või 4/5 toole on tühjad. sest parlament töötab ka kodukontoris, umbes nii, jutumärkides. Nad ei tule kokku. mis mulje see jätab ühest riigist ja mis otsustusjõudu on riiki ja rahvast puudutavates küsimustes ühel parlamendil, kes ei tule kokku, vaid igaüks istub kodus ja saal on tühi. aga vaadake, tänased kogudused on ju suht tühjad. sest parlamentaarne kogu, need parlamendi liikmed ei tule kokku, valitsus ei tule kokku, vaid igaüks ajab oma asju, sõidab ringi, naudib heaolu ja hüvesid, mida see ekleesiasse kuulumine talle võimaldab. tal on kiire omaenda elu nautimisega. ta ei tule kokku selle valitsusliku koguna, et näiteks koguduse ühispalves mingeid paiku raputada, mingeid valesid riigis raputada, et paik kõiguks, kui pühad koos palvetavad. juba see, et ühispalves on meeletu transformatiivne vägi. kui inimene ei tule kokku ühispalvesse mitte kuskil, ta ei ole usklike hulgaga üks süda, üks hing ja kõik, mis neil on neil ühine. kui ta ei ole, siis ta on ennast välja arvanud ka sellest valitsuslikust väest, sest üksinda on sul meelevald ainult oma kassi ja koera üle. üksi on sul meelevald ainult omaenda kodus asju ringi tõsta. kui sa ei tule kokku parlamentaarsesse kogusse ja ühispalvesse, kus sa oled nende usklikega, kellega sa koos käid, üks süda ja üks hing, üks vaim, kõik, mis on ühine. kui sa ei anna ennast sinna, siis su palvetel ei ole ka mitte mingit tähtsust, mingit väge. vaadake, kuidas inimesed, kuidas nad korjavad üles valikulised valed, valikulised tõed piiblist, mis eraldatuna on perfektsed saatanlikud valed. et täielikult kohitseda Jumala vägi sinu elus, halvata sinu kutsumine ja sinu saatus ja teha sinu elu täiesti tühjaks ja mõttetuks. sest elu voolab koguduses, elu voolab Kristuse ihus. mõned teevad üksinda kodus leivamurdmist. Nad ei tule ühessegi kogudusse, sest et nad on sellest üle, nad on sellest kõrgemal ja nad murravad üksinda Jeesusega leiba. ma ei välista seda, et on ekstreemseid olukordi, võib-olla väga suure õnnetuse või raske haiguse või mingis sellises vaimse sõja olukorras, kus sa enese kinnitamiseks Kristuses või oma peres murrad leiba. aga kui me vaatame taas Jumala sõna, nii tihti, kui te kokku tulete, kuidas sa iseendaga kokku tuled üksi? kellega sa tuled kokku leiva murdmiseks? kes on see, kes sulle ulatab selle leivapala, selle karika? jälle inimene asetab ennast väljapoole
Jumala kuningriigi, Jumala pere, Jumala koguduse, Jumala sõna printsiipe. Aga ollakse täiesti veendunud, et neil on õigus. Nii, kogu see jutt täna, ma ei tea, kus kohas see tuli, lihtsalt. Ju siis Jumala vaim tahtis neid asju siin. Ja see oli ilmselt seotud selle sama sõnaga, mis Aalik tõi. Kui su sõnad sisenevad, annavad nad valgust ja teevad arukaks neid, keda peetakse lihtsameelseteks. Annavad tarkust ja suurendavad eristamisvõimet ja toovad vaimse kasvu. Mida rohkem me kuulame, mida kogu Jumala sõna ütleb, seda rohkem tarkust meil on. Seda läbinägelikumad me oleme, seda suurem on eristamisvõime ja seda rohkem oleme me võimelised ühiskonnas ja ka koguduses ja kristlaste seas paljastama saatana agente ja saatana valesid, mis on kinni sidunud Jumala poegade ja tütarde saatuse, et nad ei täidaks oma kutsumist ja et nad ei kasvaks ülesse kogu Jumala tarkuses ja kogu Jumala väes. Et nad ei valitseks elus, et neil ei oleks meelevalda territooriumite üle, sest üksikusklik kodus ei valitse mitte mingit territooriumi üle kui ainult oma korter, omaenda koduõu kui sedagi. Territooriumi üle vaimumaailmas kehtestab seadusi ainult legitiimne Kristuse kogudus, kellel on Jumala vaimu poolt ja apostlite, prohvetite tunnustusel käte peale panemisega seatud vanem, kes on aruandluskohustuslik nende ees, kes on ta ametisse seadnud ja ka teiste vaimuandide ees, kes annab aru ka Jumala ees, annab aru ka ühiskonna ees, mis toimub tema hoole all nende Jumala talledega, nende lammastega, nende poegade ja tütardega. Nii et vaadake, kus kohas on tõde ja kui palju on liikvel valesid, mida peetakse tõdedeks. Aga kui me uurime sõna, siis meie arusaamine kasvab ja me ei lange enam nendesse lõksudesse. Me ei astu enam nende kobrade ja nende mambade otsa. Amen. Nii et me saame tõmmata nüüd selle otsad kokku. Aitäh, et te kõik ära kuulasite selle loo. Ma usun, et te olete nõus sellega, sest muidu te ei oleks ka täna selles hommikupalves. Eks ole? Muidu te ei näeks vaeva, et nii vara hommikul üles tõusta enne kukke ja koitu, et siin Jumala sõna kuulata, aga see tähendab seda, et te tahate, et teie arusaamine ja eristamisvõime aina kasvaks. Kas te olete nende hommikupalvete läbi kasvanud? Nii, üksmeelne noogutamine. Ma usun, et me kõik oleme kasvanud seespidiselt oma arusaamises rohkem, kui me isegi endale teadvustame. Sest see pidev iganädalane varahommikune hinna maksmine ja sõnale mõtlemine siis, kui tahaks pea padjas hoida. Ma arvan, et see on toonud meisse nii palju enam arusaamist ja valgustumist ja eristamisvõimet, aga me ei tea, et see kõik on tulnud selle armu läbi näiteks nende hommikupalvete. Me lihtsalt kogeme, et me ei ole enam need, kes me olime 5 aastat tagasi või 3 aastat tagasi. Et me oleme väga tugevasti muutunud, väga küpsemad, väga rohkem tasakaalukamad, stabiilsemad, selgema mõistusega ja me ei ole nii altid kõigega pea ees ja pimesi kaasa jooksma. Me kuulame rohkem oma sisetunnet, on nii? Aamen. Kas me teeme ühe lõpupalve ja siis läheme sellele nädalale vastu? Ilmselt jääb see praegu viimaseks osaks. Ma ei tea, kas sellel aastal, aga ilmselt väga pikaks ajaks, sest ma kahtlen, kas meil on ikkagi võimalik kõige selle kiiruse ja kõigi nende koolide ja kõige selle reiside sees teisipäeva varahommikul veel teha neid hommikupalveid. Ma arvan, et see ei ole mõistlik. Ma arvan, et me ei suuda seda.
et jätame ka siis selle viimase palvega praegu nende hommikutega hüvasti ja kohtume siis, kui me oleme igalt poolt reisidelt tagasi, missioonidelt ja saame uuesti selle mantli üles korjata. Aga keegi ei keela teil omavahel Jumala sõna edasi uurida kõigis paigus, kus te iganes kokku saate. Aamen. Selle peale ma ütlen, issand, halastame peale. Ole meile armuline, aga isa, me täname selle eest, et sa oled andnud oma sõna ja see on meie elu leib. Ja see on tõesti valgus meile ja ma lihtsalt palun, et meil oleks rohkem nälga ja janu sinu järele, selle sõna järele, ilmutuse järele, kõige hea järele, mida sa meile annad, kuidas sa meid toidad ja kasvatad. Ja et see saaks tõesti, et Kristus, sa saaksid kuju meie sees, et me kasvaks selles ja tõesti et siin tuli ka välja see, et see sõna ei ole lihtsalt sõna ja ilmutus, vaid need on ka teod, et need võtaks ka teod, saaks kuju, et me teeks ka selle sõna järele ja oleks valguseks ja eeskujuks ka teistele, kõigepealt oma peres ja ka siis tõesti koguduses või osadustes, gruppides ja me ei oleks need väetid ja või ütleme siis need noored, me ei jääks selleks lapseks ja nooreks, vaid et me kasvaks, on need emad ja isad siis, et kes siis jagavad seda edasi ja elavad seda sõna välja, et me oleks viljakad. Ise ma tänan, aga see ongi see hea töö, mida sa teed meie kõigi sees oma rahva seas. Ja tõesti, ma palun seda nälga ja janu, et me rohkem januneks ja sööks sinu sõna, januneks sinu järele, oleks toidetud õige toiduga ja meil oleks see eristumisvõime. Et kui meil sinu vaimu ei ole, siis meil tõde meie sees ei ole, siis me ei tunneta tõde ja me ei saa ka maailmast nõuda, kes ei tunne sind, tõe tundmist ja raiuda neile peale, et miks sa ei tea ja miks sa ei oska sest neil ei olegi eristumisvõimet, tõe eristumisvõimet. Issand, ma tänan, et sina teed seda head tööd ja ma palun ka, et me saaks sütitada teisi selle valgusega, selle sõna, tõe sõna järele. Sina oled hea ja tulgu esile sinu tahtmine, sinu parim kõigis. Et me ei jäta unarusse koos käimist ja osadusi ja koguduses koos käimist, et kasvataja tee meid tugevaks ühiselt ja kui ka isiklikult oma palvekambris. Isa, ma tänan, et sina õpetad oma püha vaimu läbi ja juhatad. Halleluuja. Aamen. Aamen. Oli hea hommik, ma arvan. Näeme järgmisel koosolekul. Kõike head.